No nii, täna oleme siis legendaarse Tallinna teletorni all, kus parklas siis toimub meil Cars & Coffee ja Unibeti koostööl siis autohooaja lõpetamine. Nii, Veego telgist on mind täna välja tõmmatud, korraldajate poolt on antud mulle ka väike kohtunike roll. Peame siin valima erinevatel kategooriatel erinevaid autosi, lähme luurame natuke ringi, äkki leiame midagi meelepärast. Kohtunikke on meil 4, kategooriaid on meil 5, parim stance, youngtimer, ameeriklane, velg ja värvitöö. Meil on kõik kategooriad välja jagatud, kes mida põhiliselt otsustab, ma olen velgede peal täna, aga muidugi kompotina me vaatame kõik koos oma valikud üle ja nüüd hakkamegi otsima parimat igasse kategooriasse. Ühesõnaga oleme jõudnud siia 26-tollise Ameerika Gangster välja juurde, pum. Mina isiklikult panin selle endal lemmikuks, sest et kui tihti sa näed 26 tolli auto all. 25 on profiil, 275 on lai ref. Auto kohta võib veel nii palju öelda, et omanik ostis selle lihtsalt, ta tahtiski endale Gangster pilli, tagant on natuke madalam kui eest ja sisu on full originaal, aga väga clean lookiga. Pole küll minu kategooria youngtimerid, aga kindlalt minu lemmik youngtimer. Siin autol on väga palju asju, mis väärivad mainimist. Üks asi tehasest välja tulnud õige Nismo V-spec. Neid pille tehti vist, ma ei mäleta, väike arv oli, omanik ütles, aga ma andke andeks mäleta. Full originaal, ainuke asi, mis ta ütles, et siin on Recaro iste, aga et õiget originaalistet saada on 6-7 000 eurot eBayst, et hirmus kallid. Väljad, hea väike vahemärkus, eestlase poisi tehtud, üks Eesti poiss, kes siis joonistas sisse õiged GTR-i väljad ja nüüd ise toodab neid järelturule. Siis numbrimärgiga ka siuke huvitav asi, 34 BNR. Inimesed arvavad, et eriline auto, miks ei ole pandud äkki erilist numbrit, aga 34 BNR on siis VIN-koodist tulenev, mis on GTR-idel. Et siuke väga äge väike märkus. Mootori koha pealt originaalmootor vahel, RB28, küll siin on väike modifikatsioon tehtud, siin neid pandud twin-turbokitt, GRD oma ja pole väga hullult puuma pandud, aga Dünos tuli mootorist 4 steppa. Ütles, et kõige ütleme nii-öelda kiirem pill ei ole, sest mees ise on sõitnud ka Supraga kunagi kiirendust, mille oli siis 1200 eppa rattast, aga ikkagi ütles vaieldamatu lemmika tal endal garaažis, et tal on garaažis autos igasse maitsesse, aga see on üks parimaid ka minu maitsele ja talle endale. Kes meie Haapsalu videot vaatas, teab, et ka Veego pargis on üks Viper, aga siin on nüüd natuke ägedama välimusega, mis on tehtud nagu GTS-iks ja kes minu autosi teab, siis mulle meeldivad suured tiivad. Seal taga me näeme ühte suurt tiiba. Võib juhtuda, et õhtuks ma viin selle enda Viperi peale, aga selle autoga on üks väga huvitav fakt. Numbriks on 01 VIP ja kui lööte selle Maanteeametisse sisse, siis on esivedu kirjas. Ei tea, kas ongi siuke väga eriline maailmas ainuke esivedu Viper või on midagi valesti kuskil läinud. Lisaks ka minu põhikohtuniku tööle on meil ka kogu tiimiga Veego poolt välja anda eriauhind. Ma arvan, et lähmegi, võtan poisid peale ja me teeme tiiru ja valime selle välja. Nagu te ennem nägite, oli laua peal väga palju ilusaid auhindu. Üheks selleks auhinnaks on Veego lemmik. Nüüd me lähme vaatamegi, teeme väikse tiiru peale. Linno tutvustab meile autosi, mida nad hindasid ja siis meie anname ka oma hääle, et valida välja see Veego lemmik. Nagu Linno rääkis, et vaata, siin on erinevad kategooriad ja vastavalt sellele on erinevad auhinnad. Mis me paneme enda kriteeriumiteks, mille põhjal me oma lemmikut valime? Ma arvan, et me võiks saada nii, et me kõik kolm oleme nõus kindlasti, aga mina ütleks, et ta võiks olla kindlasti ainulaadne, no klassikud on nagunii ainulaadsed, aga ta võiks olla kuidagi natuke nagu teissugune. Et ta ei ole lihtsalt, et ta on see vana klassikaline 60 aasta originaalauto, vaid mingi nagu vunk võiks juures olla, nagu meil on Veegol, meil on erinevaid asju, mida saab teha. Me ei ole lihtsalt autoportaal, me oleme vungiga. Tõsi. Teeme ringi ja me leiame selle. Ega meil kriteeriumid lihtsamaks ei läinud. Me peame leidma vungiga auto. Siin on see vana asi, aga kas siin on see vunk ka või? Mis see vunk on? Mina ise ütlen, kui me peaks valima, ma valiks selle Mersu ennem.
mulle see Mersu meeldib rohkem. Seal oli see, et ta ikkagi pandud päägide peale, on ju, ja see oli minu jaoks nagu ilus velk all. Ja see väga hästi istus kuidagi. Et see on sigatuus, muidugi oranž värv ka, sigatuus. Aga lihtsalt, et ma arvan, et kui me kõnnime, ma läheks sinna poole. No vaatame edasi. No võib-olla mingi siuke on ka täitsa vaata nagu... Siin on vaat siuke lõike vunk. See konkreetselt ei ole minu maitse. No nii, varsti tuleb meil ju podcasti osa ka, aga siit me peame Veego lemmiku valima. Meie kriteerium oli see, et meile kõigile see meeldiks ja oleks mingi vunk seal juures, aga pigem klassikupoolne midagi. Sest ma arvan, sinult on vist kõige rohkem siit mingit soovitust. Mis sa soovitaks meile? Mille poole me peaks vaatama? Mina vaataks võib-olla midagi sellist, mida sa linnapildis ei näe. Et siin on väga kihvte siuksed sätitud, tuunitud autos, väga siuksed, mis on originaalkonditsioonis. Aga seal taga ühes kohas on üks pisike, kahekohaline, punane auto. Ma vaataks sinna poole. Seda on Eestis 1 või 2 ainult. Okei. Me saime nüüd Anti soovituse kätte, lähme vaatame, kas meile meeldib see või mitte. See on meie blogi Anti siis soovitus. Mul on sulle kiire viktoriin. Nii. Kes auto on? Ja Cappuccino. Mis tootja? MG. Suzuki. Mis tootmisaasta, mis vahemik toodeti? 91-98. Jep, mitu käiku on? 3. 5. Keskmine kütuse kulu? 5,4. Õige. Kütusepaak? 35 liitrit. Mootori võimsus kilovattides? 47. Mootori maht? 0,6. 0,657. Mitu silindrit? 3. Ja viimane küsimus, kaal? 657. 725 kilo. Peaaegu. Pisike punn 3 silindriga. Ja ta ütles 7 sekundit on 100-ni. Nii et ikkagi punni kohta see on 4 ühes. Mis tal oli? Kupee, Targa, kabriolett ja seal midagi veel. See on nagu Veego, meil on ka kõik asjad kõik ühes. Kuule, aga ma ütlen kaugelt ära. Klassikaline fungiks on väljed, ilmselgelt õhu pealt. Mina ütleks, et võtame ära või? Kindlasti võtame. Tavai. See on õige valik. See on selle aasta Veego lemmik. Sobib. Veego lemmik. Tutvuge Veego lemmikuga. No nii, me saime siukse eksklusiivse võimaluse tulla teletorni, minna sinna ääre peale. Meil pannakse traksid külge. Tuul pidi väga suur olema täna, torn ka kõigub. Et ei tea, vaatame, ilmselt võtab jalaga värisema. Esimene kord ma kardan meeletult kõrgust, nii et selles suhtes saab olema huvitav see intervjuu osa. Vaatame, palju sealt üldse sõnu suust välja tuleb. Mul on juba käed värisevad ja peopesad on märjad, nii et no ei taha väga sinna üles minna. Aga ta ise surus, et me peame tegema seda seal. Ja nüüd ta surub, et lähme alla tagasi. Ja mina läksin Gerdi juurde jutuga, et teeme Inteka üleval ääre peale, et siukest asja pole keegi teinud ja nüüd ma kahetsen kõiki mu elu otsuseid. Aga nüüd ei ole enam tagasi teed. Mul juba põll väriseb ju. Kelle idee see oli? No kuidas tunne on? Ma ei tea, hirmus on, me istume mingi teletorni ääre peal, päris hea tuul on siin üleval, on palju jahedam kui all on ikka päris soe. No trossu vähemalt hoiab. Tunne on turvaline praegu. Aga kui me juba siin oleme, räägi siis, või kus teletorni idee üldse tekkis? No eelmine aasta tegime velotrekil, panime lati suht kõrgeks, mis see nagu järgmine variant oli, ikkagi nagu sama linnaosa, aga proovida, kas on võimalik teletorni juures teha ja kuna kokkuleppele me saime, siis siin me oleme. Kui hooaeg kokku võtta, siis mis oli lemmiküritus sul endal? Ma arvan, et see sama ongi just asukoha poolest ja selle poolest, kui palju erinevad nagu autokraami meil koos on tegelikult. Meil on ikkagi seinast seina neid erinevaid masinaid täna siin. Aga üleüldiselt hooaeg on väga lahe olnud. Aga siit võikski kohe minna järgmisse aastasse. Mida veel uut teha ja kus võikski nüüd on juba siuke kirst tordile pandud, aga nüüd peab uue ägeda koha otsima. No eks see nüüd koha otsimine hakkabki pihta, et kuhu nagu järgmise hullusena minna. Hooaja avame 18. mai, Audrus samamoodi nagu sellel aastal. Juunis tahaks teha ühe kiirendusega show. Augustis loodetavasti 2-päevane üritus Tallinna lähistel ja juba september jälle lõpetamine, ehk siis näeb kuhu me selle lõpetamise järgmisel hooajal paneme. Aga ma võtan sult ühe küsimuse veel. Mis oleks maailmast üks siuke vinge üritus, millest sa eest, kui ise võtad ja kuhu sa tahaks minna? No katepill on siuke asi, mis nagu ta on nii teistmoodi ja katepilli laadset asja Eestis teha oleks ikkagi kõva nagu. Ja kui me räägime siit lähemalt natukene, siis Ultrace on üks, mis just nagu selle show koha pealt ja just nende masinate koha pealt on ikkagi väga-väga suureks eeskujuks, et
üle Baltikumi ja üle Euroopa ju tulevad sõidukid kokku ultrace'ile Poola. Aga võikski võtta järgmine aasta plaani, et Veego ja Carlsen Coffee väljasõit. Ja lähme Katepilli. Lähme teeme ühe video ja vaatame, mis seal toimub. Jah, päris hea plaan. Ma arvan, lepime kokku ja teeme ära. Jep. No nii, aga mis me veel teeme? Proovime seda Servavel istumist ka ikka, ma arvan, seda tuleb ära proovida, kui me juba siin oleme. Aga proovime kohe ära või? Proovime kohe ära. Ma juba ei taha siia minna. Muide, me näeme autosid siit ju. Mine pekki, me näemegi show'al autosid siit ju. See on ikkagi nagu väga unikaalne ja minu arust kõige nagu lahedam osa sellest on see, et kui sa ikkagi natukene ettepoole kummardad, siis sa näed põhimõtteliselt terve show-ala ja tegelikult on näha, et siia oleks autosid veel mahtunud. Ma arvan, me oleks siia alale mahutanud niisugune tugev 70-80 autot veel kindlasti, aga mis on nagu eelis on see, et ala on suht koht kompaktne, aga ikkagi nagu autode ümber on ruumi ja on nagu liikumisruumi ja on pildistamis- ja filmimisruumi, et selles suhtes on lahe. Vaade on mega muidugi. Nagu Tallinn tundub nii naljaka kujuga siit ülevalt. 2 üritust veel tegelikult, mis mul endale on nagu silma jäänud. Üks on nagu Goodwood ja teine on Sema. Ja. Kas Semale üldse nagu saab niisama minna? Ma tean, et seal on kutset... Ei, sinna nagu osalema niisama ei saa. See on ikkagi nagu kutsutud ja inimesed ju ehitavad ju terve aasta seda Sema nagu autot, on ju. Pealtvaatajana saab minna, aga pilet on ropult kallis. Ma olen paar korda vaadanud, mõelnud täpselt selle mõttega, et võiks nagu USA-sse minna ära teha selle. Ja Goodwood on ka, see on ka nagu lahe asi, et midagi sellist nagu Eesti autoskenesse tuua oleks päris lahe. Eks siin iga aastaga tekib neid võimalusi rohkem juurde, et kuna need koostööpartnerid ja abilisi nagu tekib, siis on niisuguseid asju võimalik teha tulevikus. Ja ma arvan, järgmine aasta me võikski võtta, et nagu me tegime podcasti, me kindlasti võiks selle Katepilli ette võtta ja võib-olla midagi veel leiame, midagi huvitavat, kuhu minna. Muidugi, sest neid üritusi lähiriikides on palju, kuule, Poolas on ju kõige suurem Volkarite festival ju iga aasta, näed, et seda avalikult kuskil ei reklaamita, aga seal on sajad ja sajad Volkswagenid koos, igast generatsioonist. Ma arvan, paneme plaani, teeme ära ja lihtne. No tere, ma olen varastanud Veego kaameramehe ja tahtsin näidata teile ühte väga huvitavat turbo-Volvot. Võib-olla olete seda näinud raketibaasi videotest või kuskilt träägiüritustelt, aga vaatame lähemalt. Tere, Kaido! Tšau! Räägi nüüd lähemalt oma autost. Mis sa lähemalt teada tahad? Volvo. Igat väiksemat detaili. Siis see läheb väga pikaks saateks. Volvo, 74 aasta, 50 aastat vana juba, mainin ära kõvasti ümber ehitatud. Ja me siis oleme veits kiirendajad, mitte driftijad nagu teie. Jah, ma sellest sirgelt sõitmisest väga palju ei tea, aga sa oled käinud sellega sõitmas, räägi mingeid numbreid? 10-9, 205, 60 jalga, mingi 154. Ühesõnaga päris kiire auto on. Hea täpsustasid, ma ei oleks teadnud. Teeb nii mõnelegi silmad ette, ei ootaks võib-olla niisugust autost seda . Aga vaatame lähemalt kapoti alla, et räägi, mis seal põnevat on. Vanaaegne Volvo mootor, 1 nukkvõlliga 8 klappi. Ühesõnaga oleme töömahu suuremaks teinud, et nüüd on 2,5 liitrine. Plokigaas on väga kõvasti modifitseeritud, et Uku on siin väga palju selle kallal tööd teinud. Siis see väljalase ilmselgelt kõik käsitöö ja 8 biustit 4 silindri kohta. Et igasuguseid selliseid huvitavaid modifikatsioone, et jahutussüsteemi oleme täiesti ringi teinud, et nagu sa näed, vaata 4 väikest voolikut, mis tulevad mootorist välja, kui siia tavaliselt tuleb üks suur ja et ühesõnaga oleme natukene rohkem süvitsi läinud mingite asjadega kui nii mõnigi teine. Et põhimõtteliselt kõik, mis saab, on siin ümber tehtud? Laias laastus võib nii öelda, jah. Laias laastus võib nii öelda. Aga on kestev? On kestev. Kestab hästi. Mis on niisugune nõrgim lüli? Nõrgim lüli on siiamaani olnud jõuülekanne, mis tavaliselt, kui suudad jõudu maha panna ja grippi on, siis lähevad kõik muud asjad katki. Aga sa oled seal ka ümber teinud asju? Ja, nüüd oleme see hooaeg veel tegime lõplikult, et see aasta läks 2 korda kardaan pooleks, aga nüüd peab, tui. Mulle meeldivad kindlasti paljudele teistele ka kõik need maalingud, mis sa oled siia teinud, neid sa teed ju ise?
absoluutselt jah. Jarmo idee, et see on mitu korda teemaks tulnud, et Jarmo värvitud, vaata. Tegelikult ei ole. Nii et kui tahad lahedaid joonistusi autole, siis Kaido teeb raketibaasis ka, et tasub ühendust võtta. Aga mine pigem Jarmo juurde, et ma kogu aeg ei viitsi teha, vaata. Aega ei ole. Mul ununes küll küsida, aga kiired numbrid teile. Ehk siis Dünos on mõõdetud umbes 340 kilovatti rattast ja umbes kuskil 500 väänet ja see töötab siis eta pealt. No, pigem on. Ma leidsin siit platsi pealt ühe väga huvitava rohelise BMW, mis eelmine aasta oli sinine muide. Aga lähme uurime täpsemalt, millega on tegu ja mis sellega tehtud on. Tere, Nikita! Tere! Räägi enda rohelisest BMW-st. Miks sa üldse ära värvisid selle? Hea küsimus. Ma arvasin nii, et võib-olla ma tahaks vahetada minu auto välimus, sellepärast, et sinine liiga tume. Ma arvan, et see on rohkem Jaapani stiilis, kui ma vahetan värvi, lisan rohkem kroomi ja nii edasi. Sa vahetasid hooaja keskel väljad ka ära? Mis väljad on? Need on vetskransid, glossa. Need ma tellisin Jaapanist. Nad tulevad Venemaale, pärast Valge-Venemaale, pärast Poolasse, Poolast Eestisse. Vot. Aga nad on päris laiad ka, kui laiad need on? No natukene laiad ja see on 12 ees, 12 ja pool taga. Ja lipp on kui? Lipp on, ma täpselt ei mäleta, loodan ja arvan ja mäletan nii, et taga on mingid 5 ja 5 ja ees on peab olema 5. Põhiküsimus, miks see diisel on? Sest sellepärast, et nii, mulle meeldib diisliauto ja minu jaoks bensiiniauto, ma ei tea, lihtsalt ei meeldi. Võib pintsleid pesta. Aga diisliautos on palju jõudu ja mul on seda piisab, sellepärast, et ma sõidan nagu vaibin kogu aeg ja sõidan linnas kuskilt või näiteks Poolasse lihtsalt kruisi panna ja kõik. Ta on päris madal sul, aga ta on static, ta on koilidel. See on static, aga ei ole veits minu jaoks madal. Tahaks veel madalam teha, võib-olla tulevikus järgmisel aastal. Ma võin lahendada seda ja see kere panna natukene allapoole. Super, aga aitäh sulle ja palju edu autoga. See oli siis miniversioon Cars with Kimberlist. Ma loodan, et kõigile meeldis ja lähme vaatame tagasi poiste juurde. Nüüd oleme jõudnud telgitagustesse. Siin on näha siis, kuidas žürii valib oma lemmikuid. Siit on näha ka meie siis nii-öelda enda poiss Marko, kes siis, kellele ülesandeks on valida siis kõige erilisemad või kõige paremad väljad. Otsused on tehtud, need on siin kirjas, aga näete autasustan seda alles. Ja meil kohtunike valikust käis läbi üks auto, mis oli piisavalt unikaalne ja omapärane, mida nagu niisama lihtsalt ei märka. Võitja on sõiduk, mille võistlusnumber on 147, valge Mersu ja numbrimärgiga 697 MKO. Siis parima Youngtimeri auhinna viib koju endale sõiduk, mille võistlusnumber oli 144 ja tegu on R34 GTR-iga. Tegu on kategooriaga, mille nimetus on parim velg. Annan sõna Markole, Marko saab natuke põhjendada. Tere! Veego poolt siis Marko, tunde vaidlesime, mitu tundi läks aega, 3 tundi. Aga saime võitja ja võitjaks osutus süuke ideaalne kompott, et seal on custom velg. Ma täpselt ei ütle, muidu võitja saab äkki kohe aru. Auto ise, kogu see kompott, istus, kõik on ilus ja ma annan Kristosele tagasi, ütle, kes võitis. Ja võitjaks on parima välja kategoorias sõiduk, mille võistlusnumber on 140 ja tegu on Mergo E36 kompaktiga. Ehk siis Mergo, palun tuli siia, kus sa oled. Ja Veego on ka enda lemmiku välja valinud siit platsi pealt.
ehk siis ma annan korra, Kaspar, sulle sõna, põhjendad valikut, ära ütle, kes see on. Selle au ma võtan endale, ehk siis põhjenda, miks just see sõiduk. Ja käisime siis kõvasti ringi siin, otsisime sihukest autot, millel oleks mingit vunki, mis ei oleks eriti tavaline nii-öelda siis linnapildis ja mis näeks lihtsalt maitsekas välja. Ja ma annangi nüüd sõna siis Kristole, saab kuulutada välja võitja. Jaa, tõesti vihjeks võin öelda, et see sõiduki omanik on korra siin ees juba käinud. Ja selle sõiduki võistlusnumber on 147, tegu on selle valge Mersuga. Ehk siis 697 MKO. Võid uuesti siia tulla, saad natukene veel nänni juurde. Cars & Coffee tiim palus minul sõna võtta, sest nad ise arvasid, et muutuvad liiga emotsionaalseks. Aga paluti, et ütleksin paar sõna, et me tegelikult kõik peaksime seda meest siin tänama ja teda ka tunnustama, sest ju tema algatas selle asja ja tema orgunnis juhtis seda tiimi, et me kõik siin oleks. Et nüüd on seis Kristole, suur aplaus palun! Ja Kristole on ka oma golfikarikas. Palju õnne! Hooaeg edukalt lõpetatud, auhinnad jagatud, ka asi läks väga emotsionaalseks, mõni pisar sai valatud, ütleme nii-öelda see korraldamine läheb siis inimestele ikkagist korda. Me oleme siin telgiga veel väljas, sest tunni aja pärast hakkab juba kontsert siin, kus tuleb Artjom Savitski tuleb siis esinema ja ongi. Kui me midagi leiame, filmime ära, kui ei leia, siis tšau!